Ilusat päeva. Kurat, mulle meeldib hea kohv, Frank jõudis ka lõpuks kohale. Lähme viime ta vanad riided sinna kogumispunkti. Retsilt äge kott. Kurat, kui suur see on. Nokamets normaalne. No väga elad. Siis läheb purki. Ühesõnaga, see on siis, kui riided väikseks või Franki puhul, kui riided suureks jäävad. Aga kui sul kodus vedeleb mingeid riideid, mida sul kuskil kirbuturul maha müüa ei õnnestu või uuskasutuskeskustesse müüki panna ei õnnestu, siis mine viska need nendesse Arsenali või Kristiine või ma tean, Pärnu maantee vedukti all on ka üks konteiner, riidekonteinerid, guugeldan asukohad välja, viska riided sinna ja anna need kellelegi, kellel võib need võib-olla rohkem vaja minna. Ühesõnaga, miks me seal kaarautos üldse käisime? Meil on siin suke suur John Olsoni fänn nagu Frank Hendrikson. Sellisena selle kõige suurema douchebagi koti ja filmis oma nime ka siia peale ja Instagrami ja kõik muud jutud, aga me käisime Kristiine keskuses, ta lootis, et ta saab kuuma pressiga selle kleepsu sinna kinni lasta, aga ei saa, nii et siit nüüd tipp, et öeldi, et kui sa seda kodus tahad teha, siis kleebi peale, pane küpsetuspaber siia sildi peale ja pane lihtsalt triikrauaga kõige kuumema kuumas peal siit üle ja peaks olema timmis. Ja need nöörid ja jutud lähevad siis samamoodi sinna kuskile aukudesse kinni koos nende konksudega ja siis saad sinna kotti küll igasugust muud manti ka riputada ja funktsionaalsus kohe korda 3-4. Aga nüüd teeme midagi süüa, grillime. Mida? Selle hooaja vaieldamatu lemmik on mul see kirsirummi marinaadis grillliha. Rakvere, jube enam maalasemat tükki vist väga küll kuskilt ei leia. Aga on aeg grill sooja panna. Kõht on täis, nii. Aga ühe hea mehise korraliku grillliha tüki saladus on tegelikult väga lihtne. Gaasigrill, unusta ära, puusöegrill, tegelikult gaasigrillil ei ole ka midagi ka, see on mugavam, aga söegrillil. Süsi peale, põnema grill kuumaks, saad kätt hoida 3-4 sekundit grilli peal, siis viskad lihad peale. Minut ühelt poolt, minut teiselt poolt, et mahlad jääks kinni, poorid kinni, vahetad uuesti poole ära 10 minti ühelt poolt, 10 minti teiselt poolt. Ja voila, korralik lihatükk on valmis. Mehine, mõnus, maalane, sealihatükk. Siia auto, jah? Ei, edasi. Kui tavaliselt lähed ujuma ja siis läheb kõht tühjaks, tähendab, et peale ujumist tekib hea söögiisu, siis meil tekib peale head kõhutäit tahtmine ujuda. Kui sõbramees on purjus, siis juhtub nii. Foolium ja siin on hõbepaberi ja kile sisse paigutatud. Põrgu ingel. Sõber matkab jala koju. Me leidsime siin paar päeva tagasi, avastasime Noblessoni sadamas päris laheda koha siuke. See on ehitatud nagu kaldtee laudadest. Kus saad vette minna välja tulla, siit äärte pealt saad hüpata ka, noored poisid rääkisid, et siin on kuni 6 meetrit sügav, mida tähendab siis vähemalt 6 meetrit sügav, nii et väga lahe mõnus koht. Mina ei ole siuke uju, ma ei suuda nagu minna randa, aga jalutada vaikselt mingi kilomeetrit sinna vette, siis jõuad võib-olla nabani lõpuks, et mulle meeldib siuke lühike ja konkreetne kiire üritus. Paned siit pealt ära ja puh, korras ja võib-olla paar-kolm tükki veel ja
ja on selleks korraks ujumisega korras, aga lähme vaatame, Frank võttis 4-ga kaasa, ta ei ole varem meres ujunud või noh üldse põhimõtteliselt üle päev ei ujunud, vaatame kuidas tal, kas saab ka ja käpad märjaks või ei saa. Kuidas oli? Väga hea. Väga hea. Nelli, mine ka. Nelli, vaata. Nelli, ma arvan, sa peate viskama. Nelli, kas viskama su vette või lähed ise? Viskama või lähed ise? Ma soovitan sul ise minna. Nice. Ja ta tuleb. Nüüd, hop, hop, hop. Ja Nelli ja hop. Ma kohe näitan ette. Aga ma hüppan tikku. Peakas änn väga ei ole. Nojah, sul võib midagi liigesest välja minna sealt. Ma ei saa midagi katki. Aga soe küll nüüd ei ole. Ei ole soe või? No siuke Märg. märg on jah. See on skill. See on skill, ma ütlen. Vend ei läinud vettegi, pani siit ääre pealt ja astus peale, pani purje peale ja väikse hüppega vette. Otse tuulde. Profid. Ma lähen hüppan ka siis vette. Okei. Neli. 7 ja 4. Kurat, pean harjutama seda asja. Sulps oli liiga suur. Pean harjutama seda asja. Sulps oli liiga suur või? Okei. Päris tuulinen. Ma panen riided selga. Aitab sellest ühest surakast küll. Oota, ma lähen. See on see jõud, läheme kõik koos. Oi, sa roisk! Kuidas ta niimoodi hakkas järsku? Mõnus kiire jahutus, aga Nellil on siit natukene raske vette minna ja välja tulla, nii et otsime mingi teise koha, kus temaga natuke ujuda saab. Tänane infominut. Kas teadsid, et kui sa tuled keskusse sisse, siis on olemas selline uus asi nagu lõhnaturundus või noh, mitte enam nüüd nii uus juba, aga mõnda aega. Lõhnaturundus, mis tähendab, et kui sa astud kaubanduskeskustesse või kauplustesse sisse, siis sa sageli võid tunda mingit sellist head lõhna. Näiteks ma astusin praegu Ülemiste uksest sisse ja tead, või mitte, ma tundsin sellist lõhna, mis oli nagu lõhnas nagu uue käekoti lõhnas nagu uue käekoti nahk või ilusad riided. Ja kui sa näiteks Solarises astud toidupoodi, siis sa tunned kohe vasakut kätt, seal energiajoogid, sa tunned võib-olla Arctic Sporti või mingit energiajoogi lõhna. Et see on selline hea viis, kuidas panna sind tegelikult ostma asju, mida oleks vaja, et sa praegu ostaksid. Lõhnaturundus tähendab tegelikult seda, et kaubanduskeskustesse pannakse siis need õhuvärskendite sisse pannakse siis vastav lõhn ja kui sa seda lõhna tunned, siis see peaks nii-öelda sulle saladuslikult soovitama või panema sind ostma tegelikult neid asju, kui sa võib-olla läksid keskusse mingi konkreetse asja järgi, siis võib-olla võtad sa sealt kaasa ka mõne impulsiivse astu, tähendab võib-olla uue paari ketse või mõne uue käekoti. Ossa, mis prilli saad! Ma võtsin eelmine kord lõpus sinust. New edition. Spider-Man nii 6 osa on sinu prill.
kuidas teile mu võrguprillid meeldivad? Päris kiired, eks ole? Vot, igatahes. Meil on plats siin ja punt on koos, et ma arvan, me hakkame nüüd võrkpalli mängima ja aitab ka tänaseks, siin läheb 2-3 tundi ja siis ma tõenäoliselt juba istun maha ja on pime ka ja hakkan kogu seda asja töötlema ja ma ka juba mölisetakse, et ma siin jälle seletan liiga kaua, nii et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaali ja lõbu arvelt ka kokku ei hoia. Tšau! Yo, what's up, this is Weekend Festival! Ei, täna on see päev, et jumala eest trendist mingit kasu ei oleks, siis käisime Mäkist läbi. Me ei läinud Pärnu, me jäime Tallinnasse mõni sile käel, rullnokk peab ju siia käima. Kes me see Alfa rullnokk on? Ralf. Kindel, ma mõtlesin, et sa veel hakkad küsima. Ralf on Alfa rullnokk, mina olen see, kes Palmasi tuli. kellel Tallinna liiklusest tõsine villand ees on.